No niiviisi, enne kõige suuremad mäed, meri kõrval. Nii, ma näitan siis kõigepealt meie view ära. Seal on meri. Praegu seda ei ole näha, sest meri on täpselt sama värvi, mis taevas. Aga tegelikult on väga elus meri seal. Ja siit on näha kauneid mäe tippu polegi mägesid. Näeb kõike, mida vaja näha. Nii, aga katse number 2 ma näitan, milline meie tuba on enne, kui me asjad lahti pakime. Nii, näitan korra väliskoridorid, nagu näete. Ühesõnaga, vannituba, siin on liquid soap, body lotion, cotton pads, dental kit, hambalivärgid, mega nice. Okei. Nii, siin on rätikud, eks ju. Dušš on suur, mõnus. Nii, siin on palju kappe, mis mulle väga meeldib, sellepärast, et asjad saab kõik ära peita ja siis tundub kõik korras. Hommikumantlid. Oh my god, kui pehmed need on. Mida helveti. Mis siin? Siin on... Niimoodi täitsa okei kõndida praegu. Nii, siin meil on üks lisatekka. Vaatame, mis siin on. Siin on vahvel, pähklid, kreekerid. Vaatame, mis külmikus on. Ja siin on väikest efest on siin ja Coca Fanta Sprite. Ma pole veel siia pikali heitnud, aga tundub väga mõnus. Ja mul täiega meeldib, kui on nagu valgusega mängitud. Kohe tuba tundub nii mõnsa. Selline ta meil on. Ja siin on abikas Rauno, kes nautleb õlutit. Ja päike tuli ka välja. Kaamera pealt ei jää kunagi nagu nii lahe asi. Oh, vaata kui lahe, seal on need toolid. Ja baar, ja, okei. Nii turedad. Meie hommikusöögi esimene käik, jah? No nüüd juhtus siuke lugu, et me läksime enda teist käiku tooma ja meie laud koristati ära. Mul oli siin nagu toas kaasa tehtud kofeiinivaba, sest siin muidu ei maitse väga hästi. Ja Rauno just võttis endale apelsini mahla ja ka kohvi ja ma võtsin ühe mandariini ja nüüd viidi minema. Nagu kahekesti ikkagi ära käia ei saa, aga meie teine käik on siukene peiglis, siis küüslaugu või uba, siis ma võtsin mingisuguse juustutüki, mida ma pole proovinud, kalkun ja maks, ma ei tea, kelle maksa nad siin pakuvad, ei taha. Rauno võttis omletti, väikest saia, natukene vorsti, sinki. Ja peedimahla. See on näide, miks ei tohi võtta liiga palju süüa. Nii, minu 3. käik on erinevad jogurtid, vaarikamoosi ja natuke mis asjad need on? Konserveeritud puuviljad, jah? Öeldakse nii või? Need jogurtid olid praegu otsa saamas, nii et ma pidin 3 erinevast kokku panema, aga maitseb nagu jogurt. Maitsestamata jogurt. Aga seal oli mingi dieetversioon vaarikamoosist ja see maitseb väga hästi. Aga kui aru ei saa, mis see dieet on. Näed, kui on mitte suhkurstatud, et vaarika enda suhkur on. Ma natuke lootsin, et see on magustamata. Ja ma paningi neid puuvilju. Neid puuvilju poleks sinna vaja on. See natukene oli vale häire selle söögi kohta, mis ma näitasin, et jäeti järgi nii palju. See meesterahvas, kes seal oli, tuli tagasi ja ta tõi opneid keefireid juurde, ehk siis ma arvan, et ta jäi lapsi ootama, kes magavad. See ei ole tegelikult üldse nagu ebatavaline, täpselt, et nendes Türgi hotellides või üldse ultra all-in hotellides on väga selline tavaline nähtus, et inimesed kuhjavad endale nagu hordide viisi sööki ja siis lihtsalt kõnnivad minema. Nagu ei, oleksid, Rauno tuletas meelde, et kui meie käisime esimest korda Türgis, siis me samamoodi võtsime nagu hästi palju asju, ikkagi jätsime alles ka ja saime nagu aru, et see ei ole normaalne. Ja nagu eestlasele kombeks on ju, ei lähe enne nagu taldrik on tühi, siis me päris palju sulusime endale sisse ka. Aga eriti palju on näha, kus sellised pearättidega naisterahvad teatud usust koos oma lastega
käivad, võtavad mingit ühte ja samat saia, mingi 10 tükki, ühe söövad ära ja ülejäänud läheb prügikasti. No milleks? Loodan, et te kuulete mind. Siin on nii tore selline väike kohvikukene, siin saab alati võtta jäätis, koogikesi, käpakohvi ja väikest võileiba ja värki. Ma kohe näitan kõiki asju, mis siin on ka. Nii, siin saab jäätiseid võtta. Meie eile võtsime pistaatsia, karamelli ja šokolaadi oma. Pistaatsia ei olnud hea. Nii, koogid on siin sellised, see on nii hea kook, Snickersi kook. Oi, ja mina võtan ühe makaroni siit. Ma võtan ka, ma just jäi ka silmade kinni. Nii, sellised asjad. Ja väiksed võikud, et kui siin kõht tühjaks läheb veel mingi aeg. Kui keegi satub ka kuskile Türki hotelli, siis need piimapudingriisiga on nii head. Hello, one regular cappuccino and one decaf. Yeah. Two macarons too. Thank you. See on esimene hotell Türgis. Ma vist ei olegi tegelikult öelnud, et me oleme see nüüd 4. kord meil Türgis juba, aga see on esimene kord Türgis, kui mina saan hotellis ka kohvi juua. Siin pakutakse nimelt kofeiinivaba kohvi. Roodosel ma sain ka juua kofeiinivaba kohvi, aga see oli nagu lihtsalt toas need väiksed nagu pakikesed, kus nagu suhkurt hoiustataksegi. Aga siin ma saan ikkagi nagu päris latte. Vot selline kaunitar. Ma panin ise natuke oma kohvi juurde, sest see oli veidike lahja. Ma tegelikult tahtsin cappuccinot, aga ta tegi mulle väga uhke latte. Täna on meil vihmane päev. Väga mõnus on istuda siin. Ja. Aga siin just väga kiiresti muutuvad need asjaolud. Just. See meie vastas on Hiltoni hotell. Double Tree või ja. Five Hilton. No igatahes. Ja siin vahel on, ma ei saa täpselt aru, kas mingid eramajad või... Ma ei saa aru, ma vaatan, et neil on oma aeg. Igatahes süke gloomy day on meil, aga no mägedesse on ikka nii ilus vaadata igal ajal. Nii on natuke raske aru saada. Ei, ma arvan, et saab küll tegelikult lihtsalt meie praegu ei saa. Seda tagumist mäged. No jah, seal üleval ei... ikka näeb, ma ei näidanud piisavalt kõrgel lihtsalt. Aga jah, kuna on siukene vihmane, siis me oleme pikali. Laseme sellel hommikusöögil seedida, joome kohvi ära. Et me teeme hotellituuri ka mingi päev, aga mitte täna. Ma tahaks nagu ise nagu aru saada, kus mis asub enne, kui ma siin tuuri hakkan tegema. Ma pole öelnud isegi, mis hotellis me oleme. Ma pole üldse eriti vloginud, sest taust teades eilne päev oli väga süke sisseelamise päev ja unine päev ja täna me lähme tõenäoliselt käime kuskil poodides. Siin lähedal on LC Waikiki. See on mingi Türgi oma bränd. Mis ei ole? Ta vist on nagu H&M rohkem sügane. Jah, ta on natuke H&M poodiga, ta lihtsalt hinnad on soodsamad kui H&M-is minu arust. Eks me siis hoiame kursis, pluss ma üritan natukene monteerida ka, sest mul on natuke paha tunne, sest ma olen üritanud iga nädal alati 2 videot välja panna, et nagu kolmapäev ja pühapäev, aga ma ei jõua. Ei, ma lihtsalt räägin nagu, mis mul endal sees toimub. Ära tunne halvasti. Jah, täpselt, et sest ma teen... See ei ole su põhimissioon. Ja kui ma teen seda nagu enda jaoks, endale südameasjaks võtnud, siis ei ole hullu, et mul ei ole kohustust kellegi ees. Aga pühapäeval saab välja. Aga otsime reisisponsoreid selles mõttes. Sobivad kõik soojamaa reisid. Jah, kõik. Mitte soojamaa reisid sobivad ka väga hästi. No, me siin arutasime, et kui me käisime esimest kord Türgis 5 aastat tagasi. Ütlen niimoodi, et 17-19 selle vahel kõikus. Jah, ehk siis 1 euro võrdus 19 liirat, ütleme siis niimoodi. Siis on võtame selle kõige kõrgema. Jah. Ja täna 1 euro eest mitu liirat sa saad? 51,3. 51,3. See on minu arust oli kuskil ka kirjas, et see on Euroopa mandri kõige suurema inflatsiooniga riik üldse. Ma saan ju vaadata, mis siin on. Ma mäletan, et me vaatasime ka, et nad saavad keskmine palk oli 600 äkki 5 aastat tagasi. Seda ma ei mäleta öelda. Seda ma tõesti ei mäleta. Vaadake seda. Muidu suht luksvärk, aga nagu what's that? 950 eurot. On praegu või? Keskmine palk, jah.
2026. Ja kujutad ette, et me käisime nii kaua aega tagasi, vaata. Ja mäletad, Soorias selle passboy käest küsisime, palju ta palka saab. No ta ei saadki Ta midagi. ütles, et ta saab $600 ja see ütles, et see on suht okei raha. Siin. Ja, aga siis sealt läksid ju maksud maha veel. Ei, see ütles, et ta saab kätte. Ütles, et aga ta elas seal hotellis nagu. Seda küll. Et ta ei pidanud nagu elamise eest midagi maksma ja süüa vist said ka, ma eeldan, et sealt poolt. Et ta kolibki nagu selles hooajaks, kolib perest eemale, elab hotellis ja saadab raha kogu aeg kodustele. Mulle meeldib, kuidas see aur nagu metsa sees nagu tuleb niimoodi. Tegelikult enne ka näitasin juba, aga jah, niimoodi tõuseb. Kuidas nad hakkama saavad, kui nad saavad nagu nii palju vähem palka. Need, kes elavadki mingitest toetustest ainult. Jah, et. Kuidas nemad siin hakkama saavad, kui need hinnad tunduvad meile nagu samad? Mulle tundub, et siin on ikkagi see market kultuur on nagu see, mis on see keyword. Farmers market või see turgudel, asjadel, värkidel. Kas see teisel pool on nagu, ei, seal ei ole midagi ju. Pilved ju. Tundub nagu oleks mingi puud või mäed. Kui mäed tekkisid. Rahul ütles, et eile polnud seal midagi, aga ma ei tea, kas te näete, mida ma mõtlen seal taga. Nagu tundub, nagu mingid puud oleksid. Rauno nii toredasti kirjutas, et palun jätke meile rohkem õlut. Ja siis pani 2 eurot sinna ja smiley face'id. Ta võttis selle kirja ja raha ära, mis oli talle mõeldud. Ja siis ta tõi meile veel snägensid. Me saime teistsugused vahvlid täna. Ja vett tõi ka 2 suurt pudelit. Ja maasikavahvlid seekord. Jälle pähklit, väikest kreekerit. No ma ei tea, need kreekerid, need ei ole mu lemmikud. Nice. Ja siis ta pani 2 kokat juurde, 1 siiro tõi juurde. No väga äge. Meie lähme nüüd linna peale. Või mitte linna peale, siia ümbrusesse. No see ongi linn. Ma proovin krediidiga see. Hotellist saab raha välja võtta. Select the currency. See saab euri võtta isegi. Okei. Siit teine midagi. Enter different amount. Panen mingi 500 alguses või rohkem. Ma ei tea, mis see teebki. Saab mingi 5 soti selle ostad andma. Võta mingi väiksem summa. Võta mingi natukene ainult. 50 eurot sulle siib selle eest. Ei, liirat ikkagi. Jah. Ma siit ei võta, ma vaatan äkki kuskil mujalt parem. Unustasin oma ripsmeid kammida. Naiste probleemid. Vaata korra. Kui mul on mingi karv lahti. Jah. Võta ära. Oota, sa pead vaatama kuskile. See vist on lahti või? Siin on toredad pallikesed. Need on need. Nagu need võililled, need ära õitsenud võililled. Never have guessed that. On ju? Ei, nagu mida sa ütlesid, mis need on? Ei, aga... Miljon asja võib olla. Selle... Kas on pall või... Okei. Mida sa täpselt mõtled? No olgu. See on nii tore, vaadake, siin on kiisudele pandud jooki ja sööki. Näitame veits päris elu ka. Mis hotelli tagused on? Hotelli vahed, reaalselt 2 hotelli vahel on mingi täielik risu ja rämps lihtsalt. Siin praegu valmistused hooajaks käivad. Jah. Ja see on esimene kord meil hooaja väliselt olla Türgis. Ja selles mõttes on lahe. No peaaegu hooaja väliselt, et hakkab alles vaikselt. Jah, täpselt, et siin tegelikult veel ei ole sellist värki ei käi, et need... Et jaanuaris tulevad, siis on hooaja väliselt. Et igatahes jah, tore on see, et natukene nagu saab muud elu ka näha. Ja Eltsi vai Kiki on siin samas. Vahepeal ikkagi Kiki on kinni. On või? Oota, aga täna on laupäev ju. Äkki sellepärast või? Ta suunaks nagu kuhugi vaata. Äkki teiselt poolt saab sisse lihtsalt. No lähme vaatame. 600 meetrit kuskil keerama. Kas me peame sisse minema või? Ma arvan küll. Okei, näitame. Ta näitab meile mingisuguseid brosüüre, et kuhu siis minna.
ekskursioonidele. Ja, ta paneb. Yes, yes, yes. One person. Okay? Excursion every day, okay, my friend? Okay. Very good. Every day, no problem. Lunch free, transfer free. Söök on ka hinnas. Okei. Hotel Accra Kemer Hilton. Accra Kemer. Accra Kemer, okay. Yes. Burada WhatsApp ya da office ya da WhatsApp reservation, okay? Yeah. Very good. Thank you. Yeah, thank you. Vee sisse. Külma vee sisse Taivingusse ei taha minna. See sellise asjaga mäkke. Ja 50 € see nägu. 2300 meetrit sõita. No see on, ütleme nii, et saad sa panna mulle kindlasti mitte mu mingi lemmiktegevus, aga samas ma tahaks teha midagi, mida ma pole siin teinud varem. Kuigi ma olen selle köisraudteega sõitnud, mis Alanias on, aga see on ikkagi nagu pisikene. Ja võib-olla on keegi, kes ei ole kuulnud. See on palvekutse ja seda lastakse siin mitu korda päevas. Vaat öösiti ma ei ole kuulnud. Ma eile õhtul kuulsin küll. Kuule on mingi supermarket on siin, vaata. Hello! Lobsterit võiks küll proovida, kui see mingi adekvaatne hind on. Näed, siit saab ka raha välja võtta kallis. Nii kauga Rauno proovib raha välja võtta, siis hästi huvitav on see, et meid kõnetatakse siin Poola, nagu Poola arvatakse, et me oleme Poolast. Tavaliselt ei arvata seda. Arvatakse, me oleme Soomest. Ja kui me ütleme, et ei, me oleme Eestis, siis nad kõik ütlevad tere, tere, vana kere või lihtsalt tere, tere. Nii et vahva. Nii, siin juba võtab vähem, jah? Hotellis oli 9,9. 7, mis ma ütlesin, 7,5. Ma vaatan järgi, mis see siin on. Jah, miks mitte? Other language. English. Nii. Paneme siis tonni vahetele. Näitab nagu niisugune 8 grossi. Esimene oli kõige odavam. Don't forget cash. Muidugi, ma siin ikka raha ei võtagi. See on 10 €. Väga hea, 200 sotini saab anda tipsi. Väga ilus. Just, nii. Ainult siin on nii nõmedad rahatähed. Miks väga ilusad on? Pikad. Jaa, aga need on ikkagi ilusad. Nii värvilised. Suured. Tulime poodi ja siin on nii toredasti Türgi teed nagu siia paigutatud ja puruteed. Oi, need võivad head olla. Onu andis mulle sultani teed nuusutada. Seda võib juua ka, ma ei tea, kust ma filmin jälle. Seda võib nagu juua ka, aga see ei ole joomiseks kõige parem tee, aga see tõmbas korralikult lõõri lahti. Nii, halvaad, värki-särki. Äkki on midagi huvitavat, mida pole ennem näinud. Jaa, just. Siin on tundus see huvitav granaatõuna. Is it oil or sauce? Okay. Salad, this one drink, no problem. Okay. Aga kuulsid, jah, see on hoopis kaste, mitte õli. Väga lahe. Ja need kivikommid on väga head, soovitan osta. Kümpa eest selline linase moodi nagu bluusa. For sauna, jah, lahe. Tule näita siia poole ka. Nagu nende... Naistele päris kuule. Saab nagu üla peale toetada, ülilahe. Kui sa tahad? Ei taha. Where from? Estonia. Yes. Vaata, mulle meeldib see. See on nagu pisike. Can I try this? Okei. Jõudsime järgmisesse kohta, kus siis näidatakse meile neid. Also have transfer, pick up from your hotel, come back. Everything this 15 €, 1.5. Okei. Vaadake, kui ilus lihtsalt. Siuksed kohad. Aga hea filmi, siis ma saan pärast Google'i nagu autoga minna. Vaadake, mis meie leidsime. Siidruunid ja mandariinid. Ei, need on apelsinid, sorry. Ma arvan, et siin võetakse varsti maha need kõik. Siin on väga palju apelsine. Ja need saab reaalselt siit korjata tee äärest nagu. Vaata. Ja niimoodi, siin samas. Nii lahe. No jäi onuga natuke liiga kauaks sõbrustama või mitte sõbrustama, aga ta läks ühesõnaga tema juurde. Ja siis kohe mingi, ei tule ainult siia, tule ainult nuusuta, ega ma ei saa peagi ostma, tule nuusuta lihtsalt. Klassika.
Klassikaline, aga no siin on nii vähe turiste praegu, et nad üritavad kõike saada. Nagu kallama või? Ma ei tea, rohkem nagu ei tule kui enne minu meelest, mida vihma. Need mäed on nii ilusad ikka. Igal pool on mäed. Isegi näe seal ees on mäed. Okay, can I feel? That's also good. Yes, and I have another Okay. ML. Ühesõnaga, onu tegi seina lahti, et me näeksime trussikuid. Wow. Ta näitab mingeid muid, aga need on nagu pikemad veits vaata, aga ka väga hea materjal on. Is the price same as... No, this is 5 and this is 10 euro. Okay, 10 euro. okay. But I will give you discount price, Yes. 8 euro. Thank you. Ühesõnaga ei olnud, jah? Ei ole, siin on ainult L-suurused ja me ei leidnud kahjuks, ei ole seda mudelit, mida me soovisime. Nii et ei saa. Siin saab 48. No vot, Ehk maksad rohkem, saad vähem raha. nice. Nii et meil joppas. 4 kohalikku rohkem ikka. Sentrumis see näitab sealt, seal on mingi iiri-pubi. Ja huvitav ongi see, et vihma ju sajab, aga külm ei ole. Väga mõnus. Siin on selliseid poekesi praegu palju, kus nagu midagi ei toimu. Alles valmistutakse. Ja need on head. Need pehmed on okeid, jah? Need sellised pehmed, need on mega head ja me kindlasti... Ma kujutan, et see on hea. Kuskilt kindlasti peame ostma neid kas või siin sama. Pruunid olid kõige paremad need. Jaa, oi, need on head ja see on kindlasti nemma. See tundub täitsa hea olevat salapipähkiga. Väga mõnsa. Ja võt, kui ei ole nagu sellist suurt turistiaega, siis on nagu nad on rahulikumad. Siuksest vahvelmaterjalist need hommikumantlid. 12 euri. Sellised need, oi kui pehme. Katsu, kui raske see on. Jõhker. Kui ta nii palju ei kaaluks ja oleks natuke pikem, siis ma isegi võtaks ta ära. Aga no väga hea hins, väga hea hins. Ei no päriselt on very good price, jah. Tagurpidi veebu sisse vaadama. Jah. Selliseid müügikohti on siin lihtsalt on küll, jah. Mis on huvitav. Siin on mingi see väljak. Nagu väljak, jah. Praegu ei näe midagi kahjuks, buss on ees. Nii, me leidsime Kiki ülasse. Nüüd tšekkame Kikit. Meeste omamist. Ja mulle tundub, et esimene korrus on meestele. Näed, siin on kirjas, lume on miinus. Näed, siin saab vihmavarju. Nii, oota, naised olid all hoopis või? Okei. Valged püksid. On. Ja valged tossud. Näed, siin peab ühe kaelapadja veel ostma, kui me sõitu lähme. Mis see maksab? 5 sotti. See ongi kümps või? Kuule, aga see on see taoline, mida ma Eestist vaatasin 30-ga. Eestis oli soodukaga, see oli mingi Snoozy või ma ei tea, mis selle firma nimi oli. See oli... Ma nüüd lähen siia pihta, mikrofoni pihta kohe. Ta peaks olema, ma ei tea, veel rohkem või ma ei tea. Kõrgem. Ja. Nüüd trukkidega on selles mõttes on hea, et ta oli nagu kaela alla välja, vaata. On nagu tugevam isegi. Ei, see oli parem. Käime ringi ja siis ma äkki isegi tegelikult võtan ära selle. Sorry, ma liiga palju siin filmida ei viitsi, sest ma ei tea, kus ma näitasin. Ma ise siin surfan ringi natukene. Rauno ootab mind pingi peal kannatlikult, nagu mõni teinegi mees siin oma naist. Nii et ühesõnaga õues siis räägin täpsemalt rohkem. Me jõudsime nüüd läks küll, jälle tulin sult peale. Sealt Kikist tulime välja ja päike on õues. Vaata kui tore. Aga nüüd me läheme jalutame tagasi hotelli poole, sest kella 4-st, see kell praegu on 15.06. Kella 4-st on meil selle Novatours või? Testuuri vennaga on meil väike istumine.
ta seal näitab meile, kuhu minna saab ja mis hinna eest ja äkki. Ja me lähme kuulame ära ja sellepärast on väga hea, et meil on nüüd nende teiste brošüürid ka, et hindadega võrrelda. Ja äkki leiame endale midagi toredat, kuhu minna, mida külastada. 21 kraadi näitab. Vaata, ta võib olla päikse käes. Väiksed kannakesed, kukekised. Apelsinid maas vedelevad. Ja mitte väiksed, väga suured apelsinid. Nagu Eesti suured õunad. Jop. Eesti suured või Hispaania suured õunad. Jop, Eestis ei ole nii suur õun. Valge klaar tegelikult vahest kasvab sükkseks. Midagi on. Siin mingid asjad kasvavad. See näeb nagu õun välja veits. Äkki see on see ebakadoonia laadne või? Võt, ma ei tea. Kuidas me tulime siia lähedale, sellele hotelli lähedale poodi. Kas see on nagu saab sisse üldse või? Näe kohvrid, vaata. 20 € kohvrid, mustana. Ei, see on ikka full nagu kaubanduskeskuse moodi pood. Või okei, kaubanduskeskus on. Kaubanduskeskus on palju Älditagu, aga nagu minirimine. Jah, täpselt. Väga lahe, no vaatame ringi. Mis see on siis? Väike šoks on 126, see pisik. Ei, see on 50 ja see on 126. 2 midagi euri. Ühesõnaga odav. Mäletad, eelmine aasta me käisime ka, siis ostsime ja mega kallis oli. Starbucksi neid. Kui hea see välja näeb. Vaata. Kaasa võtma. 23 tükki või on siin sees või? Aine suurem pakk on ka 390. Okei, siin on natuke halva valikut. Väga hea. Näitan meie hotellikest ka, siitpoolt pole näidanudki. Nii, siis tuleb nüüd üles kõndida. Enne kui mul meelest ära läheb, siis ma näitan, mis me sealt poest ostsime. Pistaatsia cheetoseid ja mee ja sinepiga mingisuguseid siukseid rullkrõpse. Burger. Ütle, mis burger see on nüüd. Pannkoogi burger. Väga huvitav tundus. Ja siis 2 sellist pisikest šokolaadikest maitsmiseks. Ja need asjad läksid maksma 3 €. Meil selles mõttes ikka üritame teha toidu mõttes häid valikuid ja nii, aga me tahame maitsta erinevaid asju, nii et see jääb ikka osa meist, et väike krõpsukene ja väike šokolaadikene. Me lähme otsime mingi baari üles nüüd, mis siin üleval peaks olema. No, vaatame. Siit näeb meered ilusti. Ma tunnen, et see ei ole lahtigi. See vist ei ole lahti, jah. 16 pluss. Tundub küll, jah, et see on kinni. See on mingi välihooaja värk, vaata. See on kinni. Nii. Ja eile me istusime seal ja seal üleval on see baar, mis kinni oli. Päikse käes võib täitsa seista, aga tuul on ikka jahe. Tuul on suti jahe. Me lähme nüüd otsime süüa, sellepärast et sest kõht on tühi ja inimesed võtavad päikest. Palju isegi inimesi võtab päikest. Vahata taga on kõik seal. Kuule, vaata siin üleval on ka mingi istumiskohad ju. Need ongi restoranid tulevad siit järjest, kust me tulime. Sealt vaata lähed, siis on erinevad restoranid. Me just rääkisime Baranniga, kes siis on Shotgun. hästi tore noormees, kes abistab meid siin kõigest, millest meil on küsimusi. Oota, siit näeb natuke seda teist hotelli. Vaadake, kui lahedad. Nii lahe. See nagu väike nagu tänavake. Igatahes siin toimub midagi. Ja ta oli nii tore noormees reaalselt. Nii lahe ta mingi, et vahet ei ole, et ma mingi pool oma palgast kulutan riiete peale, et pärast jään kodutuks, aga vähemalt ma olen ilusti riietu kodutu ja mingi. Ta oli nii fun, lihtsalt temaga oleks täitsa tore kaarte mängida õhtul. Näe, seal on see. Näe siin, mul lõvi ju. Tulime baari juua võtma ja vaadake, kes siin on. Tervist. Tervist. Ohoi, väike nunnu. Ma tudusin niimoodi. Ja nupser.
sa näed, et see on teist värvi või? No on heledam küll. Istume siia või? Jaa, seda võib mujal tõstada, aga kas mind peab näha olema? no ma arvan, et ikka rahval oleks vahva vaadata siin ka. Mingi klounina. Jah, me hakkame proovima selliseid asju. Täitsa hea aru on. Nii, kumb on enne proovima? Ma tahaks pigem seda, ma olen küpsenud seda, aga... Ei, siis me proovime seda enne pistatsiama. Oi, see lõhnab nagu Dubai šokolaad. No ma arvasin seda, et see tundub, kuidas saab pistaatsia maitset teed, ma ei tea. Siit on näha. Jah, täiesti pistaatsia. Jah, mingi pähkli lõhn on küll. No maitse. Maitse koos. Miks ma tahan sinu näoga nägu ennem näha? Ei. Mis sa kätte ühtegi? Tšüss. Mütsi 2 jah? No muidugi äkki ei maitse. Nagu ei maitsegi. Polegi maitsetki. Oi. Su kõrn maitse ongi. No, Pole hullud selles mõttes. need mulle maitsevad rohkem kui need peanut krõpsud. Täitsa okei. Aitäh, ja teine ka lahti. Nüüd on laksu ära. Aga kõik küll rullis pole. Olgu, cheers. Warmish crunch. Maitse on väga hea. Nagu Doritos. Tore. Maitsime selle ka kahe peale või? No maitse hea. Ma ei kujuta ette, kui siuke asi üllatada mind saaks, aga äkki tuleb mingi uus asi. Ma ei saanud aru, kas see nagu komm või? See on ikka vist batoon või mingi Nagu asi. batoon, jah. Vaevalt see Ma ei halb tea, kas on. siit näha on, aga... Vaevalt see halb on. See tahab natuke aega. Et aru saada ja maitsed, nagu et see šokolaad sulama kaksus. Pistaatsia maitset ma ei tunne jällegi. Aga mitte. Aga maitseb hästi. Mina kaudu välja ei mõtlesin, et kondoomi lõhn. Kummilõhn, siukene. Nagu lateks kummilõhn. Mina kondoomi ei tundnud. See oli kondoomi maitseline. Ei, see jumala maitsev. Pannkoogi burger. See nägi lihtsalt nii intrigeeriv välja, ma pidin ostma selle. Vaadake kui nunnu! Ma ei Konkreetne. tea, kas siit on näha või? Nussa ja pannkook. Nii tule! Täiesti cutie-cuts. Oi, lõhn küll hea ei ole. Okei, tegelikult see on natuke mamma pannkoogi lõhn, aga... Jah, Okei, võtan S-ampsuses. jah. Ma ainult ühe ampsu tahan. Ma ei usu sellesse. Pannkook on toores või? Ei ole! Vaata, küpsend ilusti. Kuidas saab asi olla niiske ja mitte niiske samaaegselt? Ma ei saa, mis asi No nagu vahe. moisture on, aga suu laed nagu kuivaks. Ma ei saa, mis siin vahel on. See peaks olema mingi asi. Okei, ühesõnaga ma paremini ei saa näidata kui nii. Jah. Jah, ma... Terve see pannkook maitseb nagu, või terve see asi maitseb nagu mingi, ma ei saa aru, nagu mingi lõgane. Ta on nagu muna. See ei ole Mingi väärt kõrt, noh. Ühesõnaga kõrt. seda kalorit oma kehasse panna. Nii et kuigi ma ei toiduraiskaja, siis See läheb fänn. see läks prügikasti ikkagistki. Rohkem polegi midagi, nüüd sa pead seda kotte näitama hakkama. Musa ja... Ja, kohe. Cheers. Ma näitan, mis me poest tõstsime. Bokseleid, rätiku, siis 2 mütsi ja siis Rauno ostis sellise eestnööpidega, lühikeste varrukatega, musliinmaterjalist hästi pehme. Ma loodan, mind on kuulda, ma nii kaugel. Siis pusa, kuna siin on ikkagi päris jahe ja ma ei võtnud endale liiga palju nagu soojasid riided kaasa, siis ma siukse pusa ostsin, proovimegi selga äkki ka kohe. Väga ilus, väga mõnusast materjalist, puuvillane. Very lovely, very lovely. Võta silt ära, palun. Full Tommy, jah? Jah. 10 euri. 10 euri maksis see.
mütsid olid 5 euri, see oli 10 euri, see oli 20 euri. Need bokserid olid 10 euri, seal on 3 paari sees. Ja Elsi vai Kikist ostsima Päkka sokke ja uue koti. Ega Türgis ilma koti ostuta ei saa käidagi. Aga see ei ole mingi Prada, Gucci, Mucci. No jah, ei, ma räägin, üldiselt tuleb kotti ikka osta. Selline ilus kotikene. Ja siin on niiviisi, on näha just jah. Selline. Siin keskel on lukk ja siis äärtes on ka nagu konteiner. Mis eesti keeles on? Ei. Sahtlid. Siin on sahtlid, need käivad ka nagu truksiga kinni. Saab niimoodi kanda. Very pretty ja selle hind oli 700. Selline värk. Nüüd ma joon oma Martini ära ja siis ma magan võib-olla veidi. Keegi teeb suitsu siin all, näeb või? See on ikka päris kõva veip teeb siin. Ei, see on nagu veibi lõhn on jah. Ei, aga äkki see on see vesipiip. Võib-olla nii. Nii palju tossu ei tee ükski veip. Väga mõnus see pusa. Igatahes ma olen oma ostudega väga rahul ja mulle meeldib neid Tommi asju osta, sest nendel ei ole mingid suuri logosid. Nad on nagu pisikene märkikene. Ei ole mingid mulle meeldib. Ja pluss nad ei ole mingid kilinaid ja kulinaid täis. Olgu, ma nüüd lähen pügali. Nii, õhtusöök on kätte jõudnud. Rauno tegi endale mingisuguse lihavaliku ja mingi wrapilaadse asja, ühe õlle ja mina võtsin igasugused asju. Siin on mingi Antalya oasalat. Siin on erinevad mingid appetizer'id koos siis siukse mingi kreekeriga. Natuke salatit. Selles ma natuke kahtlen. See on mingi kebab. Ja seda värki, see oli ka mingi beef stew või midagi sukest. Siis siin on marineeritud tomat, marineeritud kumkvaat, kapsas, spicy. Ja mulle toodi valge vein just ja magustoiduks võtsin natukene puuvilja ja siis 3 mingisugust, ma täpselt ei tea, mis on, ja ühe Türgi maiusega. Tundus mõnus. Minu taldrik näeb suht minetu välja, aga nii palju jätsin ma alles. Kellel sa seda videot näitas, ma ütlen shout out Timo, et näe, Rauno söö jälle liha ainult. Jah, ainult Timo saab aru sellest. Mina hakkan maitsema magustoita. See maitseb nagu puding, see maitseb nagu vaniljakreem mingi puruga, mis ei maitse. Ja aga see ei olnud kõige parem. See on nagu maasika toormoos, vahukoore ja toorjuustu kreemiga. Ja mandariin oli hapum kui apelsin, nii et me jätsime selle alles, sest mu keel lihtsalt ei kannata seda rohkem. Ja veini ma ei joonudki. Nii, ma panin kleidi selga ja ma arvan, et see kleit oli põhjus, miks ma üldse veini võtsin. Et mul on nagu kleit ja siis ma olen väga fancy ja siis võtan veini, aga ei, mul täna ei saanud, jah. Unikrõtte oleks tahtnud saada. Jah, küll üks päev saab. Thank you! Thank you, bye! Good evening guys, welcome to the episode program. We're going to play for the rest of tonight's We hope you Ma lood paneb vist natuke magama. Natuke. See ajad natuke hullemaks selle asja kohe. Ma tulen ikka veel, et